Fotograaf Allan Alajaan ütleb, et põhjus miks Tallinna südamega lagedale tulla peitub selles, et paljudes kaasaegsetes linnades, kaasa arvatud Tallinnas, on linna süda kadumas uute ehitiste varju. Mingil määral üllatus, ma olin sellest kuulnud, aga kui ma oma silmaga hakkasin seda nägema alates 98. aastast, siis rõõm oli muidugi suur ja ma tahtsin teda võimalikult hästi nagu jäädvustada ja midagi tema edasi teha. Aga näiteks nõukogude ajal olid ainsad selle vaatlejad meie need nõukogude rahuvalvekotkad või kuidas neid nimetati. Sest igal eestlusel oli nagu pööraselt raske saada üldse õhku, isegi telemasti minek oli juba passi alusel. Nii et alles Eesti vabadusega koos võis hakata lendama ja ülevalt Tallinnat pildistama. Kuhu aga soovitakse oma projektiga välja jõuda? Me tahame jõuda 3 põhiteemani. Üks on see, et me tahame aidata luua siis uuesti Tallinna elanikel leida emotsionaalne side oma ajaloolise keskusega. Teine asi on see, et me sooviks kujundada sellest Tallinna südamest omalaadset kvaliteedimärki, millega siis aidata vanalinnas toimetavatel ettevõtetel ja tegutsejatel siis ennast märgistada. See, et Tallinna vanalinn on südamekujuline, on ära märgitud juba paar aastat tagasi, kui Tallinna kesklinna valitsuse tellimusel valmis vastava sisuga film. Nüüd aga ühendatakse jõud ja selle aasta Tallinna vanalinnapäevade läbivaks teemaks saab olema Tallinna süda. Suur lugu on see, et kui meil on olnud traditsiooniliselt Tallinn vaadeldav merelt saabudes, kui juba vast viimased 800 aastat, ehk sellest tulenev kilukarbi motiiv, mis on meile kõigile tuntud, siis nüüd see lugu on moodne lugu õhust vaadelduna moodsa aja võttes.